Tere tulemast tagasi. Algab saade Silost söödani. No nii, natukene on aega mööda läinud, täpsemalt 1 kuu ning mis vahepeal juhtunud on? Natukene on meil söödaturg taaskord langenud, kahjuks on ka piima hind langenud, aga kuidas me selle vastu natukene siin võidelda saame, räägime tänases saates. Esimesena aga räägime pikemalt natukene piimapulbrist. Sellest kirjeldab olukorda meile Mats Merits. Tere, ilusat olemasoleva aasta jätku siis kõigile. Ja kui me räägime kvaliteetsest piimapulbrist, siis loomulikult on tähtis, et seal oleks hoolikalt valitud toorained, aga väga tähtis on ka lahustuvus ja seeduvus. Et turul on väga palju erinevaid piimapulbreid, on väga häid tooteid, on rahuldavaid ja on ka selliseid, mida ei tohiks oma vasikale sisse joota. Ja kuidas siis täpsemalt aru saada või katsetada, et sinu farmis on kvaliteetne piimapulber, mis on hea lahustuvusega? See on üks väga lihtne katse, mida iga farmijuhataja või siis vasikatalitaja saab oma farmis ise teha. Võta üks ämber, kalla sinna umbes 3 liitrit vett. Vesi peaks olema nüüd 45–55 kraadi soe. Lisa sinna 500 grammi piimapulbrit ja sega see korralikult ära. Nüüd see segu tuleks jätta 24 tunniks seisma ja see koht võiks olla toatemperatuuriga. Nüüd peale 24 tundi tuleks siis kontrollida ja sinna joogi peale peaks olema tekkinud väikene sete. Nüüd tuleks siis uuesti jooki segada ja see sete peab täielikult ära lahustuma, sest et kui sinna jäävad väiksed tükid või klimbid, on see probleem. Sest kui me võtame vasika, vasikas joob endal kõhu mõnusalt piimajooki täis ja läheb võib-olla natukeseks pikutama. Samamoodi võib vasika vatsa tekkida see väike sete. Ja kui ta nüüd järsku püsti kargab ja hakkab jooksma, siis samamoodi peab see kõik see jook seal ära segunema, sest kui vasika vatsa jäävad klimbid või tükid, siis on see suureks probleemiks. Ja seda sama katset saate siis teha ka meie Milkfoss piimapulbritega, mis on Eesti farmides juba tugevalt kanda kinnitanud. 2 toodet, Milkfoss 40, Milkfoss 60. Milkfoss 40 siis 40% lõssi ja Milkfoss 60 natukene tummisem kraam, kus on siis 60% lõssi ja natuke kõrgem rasva ja proteiinisisaldus. Ja miks me Erkiga oleme nii Milkfoss justkui on loomulikult see, mis ma enne mainis, on see hea lahustuvus ja seeduvus, aga ainuüksi sellest vasikale ei piisa. Vasikal on vaja väga head starti. Milkfossis on sees siis kõik vajalikud vitamiinid ja mikroelemendid ja just sellepärast, et kasvatada elujõuliseid vasikaid. Looduslik E-vitamiin toetab siis immuunsüsteemi ja piimhappebakter stabiliseerib soolefloorat. Sobib ternespiimaperioodil, aga ideaalne peale ternespiimaperioodi. Erki, on sul midagi lisada? Ei oskagi midagi väga sellisele põhjalikule analüüsile lisada. Et vaadakegi üle enda piimapulbrid, alati saab küsida minu või Matsi käest nõu. Ning hea uudis on ka see, et alati, kui meie vastust ei tea, meil on kolleegid ka siis Taanist, kes teavad sellest piimapulbrist ükasjalikult absoluutselt kõike. Sellega seoses lähme siis farmi ja vaatame natukene vasikate jootmisskeeme ning vaatame, kuidas vasikatel elu läheb. Tehnoloogia ime. Oleme sekunditega jõudnud meie ilusast stuudiost lauta, kus mina tunnen ennast nagu kodus. Mitte, et kodu oleks nagu laut, aga siin mul on väga mugav olla. Vaatame ringi, mida me siis farmis jälgime. Esimene asi, mida mina farmis jälgin, on see, et mul oleks kaasas märkmik. Märkmik selle jaoks, et ma saaks teha endal märkmeid ilmselgelt. Ja teine pool, mida ma alati ka testin, on see, et kas minult uuritakse farmis nii-öelda siis hügieeninõuete kohta ja ka ohutusnõuded. Et alati tuleb kasutada siis kaitsevarustust ja kõige tähtsam, et me ei kannaks edasi erinevaid pahalasi. Oleme paarisaja peal siis robotfarmis ning esimese asjana, kui me tuleme farmi, me hakkame alati vaatama sööta. Sööt on see, mis meile piima annab ning eriti tore, kui meile annab piima silo. Vaadates siis antud farmis sööta, mis on siin hea? Peremehega on räägitud palju söödast, söödateemadel ning esimese asjana meile meeldib vaadata kuivainet. Mis siis loom on võimeline ära sööma?
Mulle meeldib alati, kui moodustub väikene pallikene, kuid ei teki nii-öelda lumekuuli. Ning mis on tähtis, et see pallikene ilusti pudeneks ka laiali. Söödast on nii palju, et tuleb jälgida enda heksli pikkust. Heksli pikkuse vana aja mõõt on meil väikene suitsu sigareti pikkus. Ja võtame siit ükskõik, kus me selle peotäie võtame, on kindel, et siin ei ole ükski osakene siis pikem kui sigaret. Teine pool, mida me saame alati vaadata ning liigume lähemale, on see, et loomad ei ole siis sööta hakanud nii-öelda sorteerima. Ninadega ei teha endal väikseid jahuauke ja see tähendab seda, et iga suutäis on loomale ühtne. Leidsime ka siis üles ühe ääre, kus loomad natukene siiski sööta sorteerivad. Siin sai ka selgeks, et siin on tegemist kõrge toodangulise grupiga. Ja nagu näha, neile väga meeldib maiustada seda jahu, mis on siis meil ratsiooni sees. See põhjus nüüd, miks me seda jälgime, on see, et kui loom saab natuke liiga palju jahu, võivad tekkida erinevad siis probleemid. Kas selleks on meil kõhulahtisus, kas selleks on meil ebakorrapärane piimatoodang, mis kõigub üles alla. Ja nii me lähme nende nii-öelda probleemidega siis edasi. Selle vastu aitab väga hästi siis sööda õigne üleslükkamine. Teine pool, kui me oleme juba sööta natukene siin lähemalt vaadanud, on see, et tuleb vaadata väljaheidet, kuidas on see konsistents ning ka loomade üldine heaolu. Vaatame siin sisse, tahaks täitsa võtta seda käe vahele, pigistada läbi, aga seda me ei hakka tegema, kuna võib-olla keegi vaatab seda videot siis hommikusöögilauas. Ning kolmandaks, tähtis osapool, mida me alati jälgime, on asemed. Asemetele, nagu ma olen seda mitmeid korrad ka korrutanud, puhas, mugav ning paraja pikkusega. Vaadates siis loomadel siin asemeid on näha, need on puhtad, need on desotatud ning loomadel on siin mugav olla. Aga lähme vaatame ka vasikad üle. Tänane farm on valitud meil siis, kuidas ma nüüd ütlen siis ausalt, vastavalt sellele, kuidas meil on võimalusi. Aga kuhu ma tahan jõuda selle farmi näitega on see, et alati ei pea olema meil kõige uhkemad boksid, kõige viimasem tehnoloogia, sest et ammu siis meie esivanemate ajal just niimoodi oligi vasikakasvatus. Veel enne seda olid väikesed beebikesed ilmselt enda nii-öelda ema juures. Aga tahangi just näidata seda, et kui vasikal on ees puhas vesi, tal on hea, puhas ja soe allapanu ning sööt on tal ilusti ees, siis tegelikult saame vasikaid kasvatada ideaalselt ka natukene keerulisemates tingimustes. Vaadake seda kaunitori. Ringutab enda selja sirgu ning ootab, et keegi talle tuleks ju uut piimajooki andma. Teise nurga alt on näha, et peremees on siis enda väikeste beebikeste eest väga hästi siin hoolitsemas. Kuna vasika allapanule on veel alla pandud siis ka meie enda kuiv hügieenivahendid Staloson F. Staloson F siis hoiabki eemal selle, et kõik need pisikesed pahalased, kes meil siis laudakeskkonnas on, oleks nende nii-öelda foon hoitud kontrolli all, et tema saaks rahulikult pikutada ning kasvada. Vasikate jootmisskeemid aga on igas farmis erinevad, kellel ühtepidi, kellel teistpidi. Meie Vilofosiga koostöös soovitame siis antud jootmisskeemi, kus esimesed 3 päeva loom saab ternest piima ning alates sellest liigume üle siis piimapulbri peale ehk siis täispiima asendaja peale. Ka seda nii-öelda pulbrijoki kutsutakse erinevalt, lihtsalt, et mitte ajada inimesi segadusse. Ja kuidas siis oleks optimaalne liikuda jootmisskeemiga kas ülesse või allapoole? Siin, mida mina alati soovitan teha, on vaadata enda vasikatele otsa, vaadata, kui suur ta on ning esimesed 2 nädalat siis natukene liikuda individuaalse lähenemisega. Sealt edasi, kui me oleme suutnud siis esimesed 2 nädalat hoida vasikat elujõulisena ning haiguste vabalt, läheb elu juba ludinal
ning jootmisskeemi me saame ühilduda kõigile samaks. Vasikas võib saada erinevates farmides 8–12 liitrini piimani päevas. See on päris suur vahe ning sellest ka erinevad siis kasvud, kuidas meil vasikas areneb. Samamoodi on ka võõrutusperiood erinev. On farme, kes võõrutab enda vasikat 60 päevaselt ning on farme, kes võõrutab enda vasikaid 120 päevaselt. Sellel on 2 erinevat poolt. Ühtepidi me säästame raha, mida me ei kuluta vasika kasvatusele, kuid teiselt peab ka jälgima seda, et looma organism areneks välja täiuslikult, et temast saaks hea piimaloom. Tere! Selline oli meie esimene farmikülastus. Märkmik on märkmeid täis, teeme sellest väikese kokkuvõtte ning vaatame, kuidas saame koos edukalt edasi minna. Sõbrad jätame sööma ning ise tagasi stuudiosse. No nii, oleme tagasi farmist ning natukene on aega mööda läinud ning mis on siis need kokkuvõtted, mida me tegime antud farmist. Esiteks kiitsin kindlasti peremeest, et vasikatel oli väga hea allapanu. Teiseks tuletasin meelde, et ikkagi sööta peab lükkama natukene tihedamalt ette, et tema loomad ei hakkaks sööta sorteerima ning piimatoodang ei hakkaks kõikuma üles alla. Käisime vaatasime ka siloaugud üle. Siloaugud olid täiesti okeid. Ei olnud kilet väga palju eest ära võetud ning sinna ei saa siis meil sademet sisse joosta. Teine asi, millele veel pidin vasikate juures rõhku pöörama, on see, et meil on praegu väljas külm ning vasikatele võiks teinekord panna ümber siis vestid. Puhtalt sellepärast, et vasikas peab enda energiat hoidma ja kasvama suureks ning tugevaks piimaloomaks. Samuti sai räägitud peremehega natukene siis uue aasta silodest ning sellest, mis meil on silodega plaanis. Rääkides veel Pilleriiniga, kes siis on Alteki poolt Egalise esindaja, leidsime, et sel aastal peaks vaatama enda põldude väetamisskeemid üle. Ehk on mõtet lisada põldudele kohe aminappeid. Sellel aastal saab väga määravaks nii lüsiin kui metoniin. Ning seda saab meile pakkuda meie enda taimekasvatuse spetsialist Urmet. Urmetiga on ka räägitud ning kui keegi soovib pakkumist, siis pöörduda minu või Matsi poole. Mats küll kadus meil vahepealt ära siit stuudiost, kuid ta on endiselt olemas. Samuti kiledega, mida tahan siis meelde tuletada. Scandagral on täiesti uue tootena valikusse tulnud kile, kus on siis ühildatud kokku nii aluskile kui ka pealiskile. See vähendab siis katmisaega circa 50% ning ka siloauk on meil ilusti ära tallatud, töö on tehtud, tuleks auka kiiresti kinni panna, et vältida kuivaine kadusid. Ning silo lisanditest, nagu me oleme seda juba meelde tuletanud, tellimine on meil alanud. Valikus on meil siis Egalise ferment, Stability ning Rapid, mis on maisisilale. Ning vaatame üle natukene ka, mis meil siloaukudes toimub. Meil on umbes 1/3 silodest on söödetud ning tegime väikese analüüsi. Võtsime siis siloaugu lahti, söötsime seda ning käisime siloaugu juures, võtsime sealt nii-öelda tiheduse proove ning vaatasime natukene, kuidas see silo kõigub. Erinevates nurkades, keskkohas, peal, üleval, all, kus iganes sai võetud proove ning tulemused erinesid väga suurelt. Endiselt on rusikareegel. Kui ääred me tallame hoolega, siis keskosa on meil nii ehk naa hästi tallatud. Kuid see silojoonis, mida te näete, näitab, et kuivaine kõigub meil ühest äärest teise. Küll on meil kuivainet seal 30 kuni 27 erinevad ka energiad. Kuid mida see teeb ratsioonis? Ühel õhtul paneme sööda ette vasakust äärest, jääb meil sööta üle. Siis paneme sööda ette paremast äärest ning on meil sööta puudu. Seda peab jälgima ning tallamistiheduse jaoks on valem olemas. Kuidas siis arvutada seda, mis on optimaalne, et silo oleks õigesti kinni tallatud. Ning kui silo on kinni tallatud, siis sealt edasi tuleb võtta juba proovid ning selle järgi saame panna paika ratsioonid. Marge Malve, kes on meie tehnoloog, tema aitab meil koostada siis vajalikud jõusöödad. Jõusöödad hetkel on endiselt viljaga seoses ning need on langustrendis. Tuleks vaadata täpselt siis järgi, kuidas on need siloaugud muutunud ajas, võtta siloproovid ning kui on vajalik, siis tuleb ratsioon muuta. Sellega seoses võib muuta ka jõusööte. Oli meeldiv. Kohtume juba talvekonverentsil.
ning siia lõppu üks pisikene nunnu video minu uuest parimast sõbrast. Tere, mina olen pisike beebi ning minu kohustus praegu on olla hästi-hästi nunnu.